oleme tagasi pausilt ja istet on võtnud meie järgmine külaline, Tanel Veendre. Ma arvan, et taaskord suur osa meie vaatajatest teab, millega sa tegeled, aga äkki lühidalt ikkagi ütled, et mis su taust on ja millega sa siis täpselt tegeled? Olen siis ehtekunstnik, ehtedisainer ja taustast nii palju, et olen Tallinnast pärit, õppinud Kunstiakadeemias. 10 aastat õnnestus sel ajal veel õpinguid venitada ja mu juured on hästi tugevad nagu kunstis ja nii-öelda nagu käsitöös. Ja see on nagu sammhaavad liikunud disaini poole, kuni siis oma kaubamärgini lõpuks. Ja ma mõtlen seda, et üks hästi oluline asi, siin kohe alguses oli üks mõte nagu mul, et ma sain hästi varakult aru, et ma ajan oma asja. Ja siis mul tuli meelde ühte loengut tegelikult ette valmistades, üks multikas, nõukamultikas, ei lind ega loom. Ja see räägib nahkhiirest. Ja see on niimoodi, et nahkhiir õudselt kurvalt kuskil ripub oma seal koopas ja kuuleb õudselt mõnus selline pidu käib kuskil. Kilked ja naer ja muusika. Ja siis ta läheb sinna, vaatab, et loomad pidutsevad. Kõik seal seebrad, kaelkirekud, kõik tantsivad hoos ja proovi ennast kuidagi sinna sobitada vahele. Need ütlevad, et vaata, sul on tiivad, on ju. Mine lindude peole, sa ei ole ju loom. Ja siis kuskil on lindude pidu. Pelikanid, flamingod, paavulinud, kõigil on õudselt rõõmus olla ja proovib sinna nagu sobitada. Ja nad ütlevad, aga sa oled ju hiir, nahkhiir, mine loomade peole. Ja kuidagi lõpuks oligi see, et olla õnnelik peab tegema nagu oma peo. Ja sellest ma olen nagu hästi palju lähtunud elus, et ma tegelikult ei oota mingeid etteantud formaate, etteantud teeradasid, et ma ikkagi teen oma peo. Räägi, kuidas sa oled jõudnud selle teeni, kus sa praegu oled, et sa alustasid, oled tegelenud erinevate asjadega, et kuidas sa siia välja jõudsid? Ütlengi, algus on mul hästi tugevalt nagu just nimelt nagu käsitöös ja craft-traditsioonis ja minu esimene karjäär kindlasti oli nagu kunstnikuna. Aga paralleelselt siis kunstiga, ma hakkasin Kunstiakadeemia ajal väga, kuidas öelda, ma olen elanud alati kirega ja olen olnud nagu selles mõttes praktik, et ma hakkasin hästi selgelt tegelema ka fotograafiaga, kirjutamisega, toimetajatöö, et ma olin kuskil üle 10 aasta Eesti Ekspressis ja Päevalehes põhipalgal ja fotograafina tegin kõikvõimalikke ajakirjade kaasi, fotoseeriaid, reklaame Ivo Nikolale, Montonile, et ma nagu igal pool jõudsin väga kaugele. Et nagu põhimõtteliselt maksimum, mis võis nagu siin jõuda. et see oli nagu hea pinnas, et siis kuskil 10 aasta eest umbes teha oma kaubamärk. Ja see oli see huvitav hetk. Ma mäletan seda hetk, et ma olin oma magamistoas, oma voodis ja kõige paremad mõtted tihti tulevad enne und, kuna siis on nagu kuidagi see päeva kiirus on maas ja fookus on nagu hästi iseenda sees. Ja mul oli paberi peale kirjutatud terve rida võimalikke kaubamärgi nimesid. Ja ma vaatasin neid ja tõmbasin maha ja kuidagi mul ikkagi käis mingisugune krõpp sees, mõtlesin, et okei, teeme ikkagi oma nime tagant. Et selles mõttes see on nagu risk, sest et sul on ainult üks nimi. Ja kui sa kaubamärgina failid, sul ei ole siis väga tagasiteed. Et selles mõttes on palju turvalisem teha mingi anonüümne kaubamärk, nagu väga palju tehakse, ma ei tea, Monton, Reserved, mis iganes, et hästi palju on ümberringi selliseid anonüümseid kaubamärke, aga kuna mul kasvas hästi selgelt nagu seest välja ja minu nagu väärtushinnangutest, minu elufilosoofiast, minu tunnetusest, minu värvitajust, et tundus hästi aus panna oma nimi kaubamärgiks. Ja seal on veel ka mingeid väikseid praktilisi nüansse, et ütleme ekspordi puhul ma ei pea seda kaitsma. Ma võin seda kaitsta, aga põhimõtteliselt oma nimele on meil nagu a priori olemas kaitse. Et kas me praegu Hiina turul erinevate väljakutsetega kokku puutudes on, ma arvan, see väga hea otsus, et minu kõik need kaitsmisprotsessid on hästi palju lihtsamad. Ja siis sealt nagu hakkas kasvama. Alguses väga arglikult, sest et tol hetkel, mõeldes 11 aastat tagasi tegelikult, Eesti oli täiesti teine. Ma arvan, ei taju täna, kui kiiresti me oleme arenenud. Et sel hetkel oli Tallinnas üks disainipood. See oli New Nordic Vabaduse platsil. Mitte ühtegi teist disainipoodi ei olnud. Ja see oli niuke, et seal ei olnud mitte mingit käivet. Viisid oma 10 asja ja siis 6 müüdi üks asi. Et see oli seis 10 aastat tagasi. ja ma olen nagu läbi teinud siis nagu kogu selle nagu ka meie mõlemad nagu majandusarengu ja disaini arengu nagu praktikuna, olles selle liikumise sees ja mõnes mõttes selle liikumise nagu üks käivitajaid või nagu selles mõttes käila kujusid. Et see on olnud nagu hästi selgelt ja õudselt rõõmustav
meie elatustase on meeletult tõusnud. Et jällegi me ei taju, et siin on veel nagu neid etappe, et ma nägin nagu mingi hetk oli algas Tallinnast, Tallinna kesklinn. Väga selgelt ja me teame nägupidi kõiki neid naisi, kes kandsid esimesi ehteid ja ta hakkas nagu laienema sammhaaval ja kuskil 3-4 aastat tagasi oli väga selgelt, ma panin tähele, et hästi palju telliti nagu Tallinna, just nagu isegi mitte enam Tartu, mitte enam aga Pärnu, aga maakohtadesse. Väikestesse maakohtadesse. Elatustase on tõusnud, inimeste teadlikkus on tõusnud. Et selles mõttes on see olnud nagu tohutult huvitav ka nagu jälgida ja tagasi vaadates, nagu sa näed, kuidas on toimunud mingid liikumised. Et see on olnud ka brändi areng, paralleelselt siis majandusarenguga, elatustaseme tõusuga ja võib-olla ka mingisuguse kultuuriteadlikkuse ja iseteadlikkuse ja eestlaseks, mis on Eesti disain, et see kõik on nagu olnud paralleelselt. Kas sa nüüd tagasi vaadates, mida see andis sulle, et sa panid oma brändile ikka Tanel Veenre nimeks? No see andis ühelt poolt hästi palju vastutust, aga kuna ma olin enne seda siiski kehtestanud ennast erinevates valdkondades ja ma ei olnud tundmatu, siis andis see mulle väga hea stardipositsiooni. Ja ma olin tegelikult, ütleme ka moes põiganud on mingid 90 või 20 000 alguses mingid moekonkursid, mida ma võitsin. Lõpetasin kohe seejärel nagu moega tegelemise ära, andsin nagu nii-öelda teistele üle, aga siis 2 aastat tagasi tuli nagu tagasi ringiga. Et see oli nagu baas, väga hea baas. Ja no ütleme selles mõttes, mul on olnud algusest peale, ma olen olnud võrdlemisi strateegiline ja mul on nagu olnud see brändi teadlikkus selles mõttes kuskil kuklas, et ma teen tohutult palju, aga ma ei võta üldse vastu mitte kõiki pakkumisi. Et see oli kuidagi eriti, ma arvan, alguses ma positsioneerin hästi teadlikult, kuidagi nagu ma soovin olla selline intelligentne, hästi, ma ei tea, kultuurne või kuidagi nagu selles mõttes hästi teadlikult nagu mitte tabloidses suunas. Et ma väga selgelt hoidsin nagu seda imagot niimoodi. Täna ma olen hästi palju demokraatlikum, sest toode on mul hästi palju demokraatlikum. Ja mulle lihtsalt tundus see, et kunstnikuna on mul raskem ennast kehtestada, kui mul on väga tugev nagu mingi tabloidi nagu imago küljes. Aga täna ma olen demokraatlik bränd ja ma tõesti naudin seda, et toode on kättesaadav kõigile inimestele peaaegu selles mõttes, et tal ei ole nagu need odavamad toote 39 €, et see täna Eestis on suhteliselt nagu spontaanse ostu level. Et selles mõttes täna ma ei kontrolli seda kindlasti nii nagu tol hetkel. Aga sellel õhtul seal voodis, kui sa selle idee peale tulid, kas sa kujutasid ette, et see kõik kasvab nii suureks? Ma olen alati unistanud ja mul on alati olemas kaalukausi teine pool. Ma alati arvestan ka kõige hullemate läbikukkumistega. Ilus võib juhtuda kõike. Me tegelikult ei tea, mis meid homme ees ootab. Ja seal võib olla ka dramaatilisi pööranguid. Enamasti see ei ole. Tõenäosusteooria ütleb, et me jätkame tõenäoliselt oma rada nii, nagu me jätkame võib-olla sügavamaks lihtsalt. Aga ma alati arvestan, et midagi võib juhtuda. Et ma ei ole kunagi teinud ühtegi äriplaani. Ma olen proovinud elada ilma Exceli ja A4-ta. Ja mul on võrdlemisi hästi õnnestunud. See hetk ma tundsin, et ma ei saa ilma selleta, mis oli kuskil võib-olla 5-6 aastat tagasi, kui me olime ikkagi nii palju kasvanud, et meil olid edasimüüjaid terve rida. Ma võtsin inimese, kes sellega tegeles. Et mul on õnnestunud siiamaani A4-dest nagu suhteliselt hästi mööda hiilida. Et see kasv on olnud hästi orgaaniline. Ma olen väga teadlik, ma ei ole kunagi kaasanud selles mõttes ka väljaspoolt vahendeid. Ma olen kasvanud iseenda nagu müügi pealt. Et nagu selle ta on nagu orgaaniline ja mulle tundub, et seda tüüpi kasv on hästi tugev. Et selles mõttes ma kasvan nagu kihthaaval. Nagu kogu aeg, et mul ei ole nagu järskuid selliseid nagu väljapurskeid, mis võib nagu rabedalt lõppeda. Et see vähendab riske ja minu otsused nagu sünnivad hästi palju selle pinnalt, mis on nagu eelmised kihid. Et selles mõttes on see hästi orgaaniline, aga me oleme ikka, me oleme mingi 3-40% kõik aastad kasvanud, viimase 5-6 aastat kindlasti. Et selles mõttes, jah, on see olnud, täna on nagu pigem tuleb hakata, ütleme Eestis on nagu seinad ees, eksport on ainuke viis kasvada või siis ka tootegrupiti, mida ma plaanin jätkata. Et mul on päris mitu rauda tules, mis võib-olla siis kevadeks saab tulest välja võetud, aga eksport on see ainuke viis kasvada põhimõtteliselt. Ja ütleme, sihtrühmad,
mingil määral võib-olla meil on veel nagu hõivamata, aga ma arvan, mehed on nii lootusetu rühm, et ma väga seda ei hakka püüdma. Vahepeal on Kadri küsinud, et kust tuleb su inspiratsioon uuteks ideedeks? Mul tuleb hästi palju nagu iseenda varasema kogemuse loomingu pealt ja ma selles mõttes ma ei käi otsimas. Ütleme näiteks, kui John Galliano läks enne oma järgmist kollektsiooni Pariisis raamatukokku, sulges ennast sinna nädalateks, kui tal oli väga selge teemad, Egiptus ja ma ei tea, 20-ndad ja selline džässilik. Ta läks ja otsis kõik välja, mis selle kohta võimalik. Töötas selle materjali läbi, koopiad, mahajoonistused. Et see on nagu hästi selline, minu jaoks nagu kunstlik. Ma nagu ei saa nii. Ma olen proovinud, ma tunnen, need süsteemid, kunstlikud süsteemid, mis viiks võib-olla palju kompromissituma tulemuseni. Lihtsalt ei soovi mulle natuuripäraselt. Ma proovin leida enda pärast ja see on kuidagi selline hästi läbi kasvanud, et ma lihtsalt korjan kokku selliseid kilde ja mingi hetk tundub, et okei, sealt. Et mul on hästi tugev peas nagu kujutlusvõime. Mul tegivad mingid visioonid ja ma arvan, et üks teine oluline aspekt on see, et isegi inspiratsioonist olulisem on nagu võib-olla mingi tunnetus või taju, eriti disainerina. Täna mul on vastutus, et mul on mingi ligi 50 müügi kohta. Et selles mõttes mul ei ole nagu tagasiteed ja ma pean neile tegelikult ka garanteerima müügi ja inimestele palga ja nii edasi. Et Tom Ford on öelnud kuskil intervjuus, et tema töötab ihadega ja mulle õudselt see meeldib. Et see on midagi sellist irratsionaalset, et ma tegelikult tajun ära naiste ihad. Et selles mõttes, mis võiks minu kliente, mis võiks minu ehtekandjad või moekandjad nagu teha õnnelikumaks, täiuslikumaks, huvitavamaks, paneks kujutlusvõimega tal tööle. Et see on kuidagi ihadega töötamine. Et see on nagu niisugune irratsionaalne, et sa ei saa nagu, et investorid tulevad ümber laua kokku, nagu täna paljude brändi puhul tehakse, vaadatakse mingid trendiennustused on ju olemas, kangad tootjad saadavad täpselt, mis sealt on tulemas, pannakse sisuliselt nagu matemaatilise valemiga kokku, on ju. Aga mulle tundub, et maailm on üha enam liikumas siiruse suunas tänu sotsiaalmeediale ja noorema põlvkonna ülitundlikkusele just eheduse osas. Ja ma arvan, et selles mõttes see mudel on nagu tulevikmudel. See on kindlasti väga õige tähelepanek, sest ju mitte ainult naised, vaid me kõik inimestena teeme kõiki 96% oma otsustest emotsionaalselt. Ainuga vahe võib-olla naiste ja selliste ratsionaalsete meeste vahel, et naised lähevadki selle südame tundega kaasa ja siis ei otsi mingit ratsionaalset põhjendust ja siis mehed proovivad siis põhjendada, miks tal just seda punast autot on vaja. Naistel piisab sellest, et tal on üks punane kleit olemas. Aga ma küsiks sinu käest sellist asja, et sa oled enne seda, kui sa väga edukalt lansseerinud enda brändi, oled saavutanud edu väga erinevates valdkondades. Kui sa nüüd mõtled ja vaatad tagasi, siis mis võib-olla oli see, mida sa saad öelda, et see isikuomadus või see tegevus on garanteerinud mulle edu? Isikuomadustest, ma arvan, töökus on täiesti kindlasti. Ja ma arvan, et see just nimelt see ihade tundmine, mingi intuitsiooni usaldamine. Ma ei tea, me näeme ainult iseenda sisse. Mul on ainult üks kogemus elus, see on minu kogemus. Teiste kogemusi ma võin analüüsida, ma võin lugeda, ma võin vestelda inimestega. Ma ei tea tegelikult, mida nad mõtlevad sellega. Eriti kui me räägime intuitsioonist või sellistest nagu hämaratest kategooriatest. Aga ma arvan, et mingi selline tunnetus või taju on väga palju aidanud. See, et ma julgen suurelt unistada, aga samas ma ei võta väga suuri riske. Ma olen selles mõttes nagu, kui ma ellu viin unistusi, siis ma nagu kompan päris palju läbi. Ja ma arvan, et üks omadus, mis õudselt palju aitab, on see, kui sa oled hea inimene. Kui sa lihtsalt hoolid inimestest enda ümber, kuidagi, eriti mulle tundub, et Eestis siin ei saa nagu käru keerata. Et siin ei ole kuhugi põgeneda, et USA-s paned teise osariike, on ju, ja saad uuesti mingi käru keerata. Aga siin ei ole nagu mitte kuhugi minna. Ja kõik tunnevad kõiki, et mulle lihtsalt tundub see, et kui sa nagu tõesti siiralt proovid nagu päris palju nagu anda, muidugi ma olen nagu omakasupüüdlik, egoistlik ja teen oma kaubamärki, aga see seal hulgas või see, selle teekonna sees
et olla nagu inimeste vastu hästi nagu mõistlik, inimlik, et kui keegi jääb midagi hiljaks või mõnikord mingi tootmine, meil ei tööta välja, ma tahtsin tulla mingi ühe seeriaga mingi möödunud suve alguses, ei olnud võimalik. Ja aga noh, ma ei hakka karjuma, ma ei hakka mingite lepingutega vehkima, et okei, me tuleme järgmine aasta välja, et meil on üle, et mul on muid asju ka tulemas. Ja kuidagi ma proovin lahendada täpselt nii inimlikult kui võimalik mingid olukorrad. Sul on nii mitu teemat, millega sa oled tippu jõudnud ja siis alustanud jälle midagi uut, et kuidas sul praegu tunne on, et kas praegu on selline teekond, mida sa tahad veel pikka aega edasi minna või on sul juba mingisuguseid selliseid uusi mõtteid, et no, selles mõttes kaubamärk on ikkagi, see on selline asi, et siit ei ole tagasiteed, nagu ma enne mainisin ka, et me oleme täna, kasvades muutub neid tegureid, millega me seotud oleme üha enam, et lõpuks on nagu tõesti pinnad, inimesed, kokkulepped, lepingud, kliendid, veebipoed üles ehitatud, et seal on nagu nii sotsiaalmeedia üles ehitatud, on ju, et siin on nii palju panustatud, et see on absoluutselt kindel, et see on see teekond, mida ma jätkan. Lihtsalt see teekond ise, ma ei talu rutiini ja ma kindlasti võtan ette seal sees nagu päris palju nagu pööranguid, et mul on nagu mingid väga suured ambitsioonid ikkagi. et selles mõttes ambitsioon on üks asi, mis ka, mida ma alati nagu toonitan, et kuidagi, ma ei tea, ja see ambitsioon muidugi ei tohi olla nagu selles mõttes nartsissistlik ja nagu teisi hävitav, aga ma arvan, et see on selles mõttes edasiviiva jõuna jube oluline. Ja mul on nagu mingid ambitsioonid ja kuidagi, ma ootan kogu aeg seda hommikut, et järgmine päev saada jälle hakata tööd tegema. Et selles mõttes see teekond ei ole kindlasti igav. See on nii palju tulemas. See on nii äge, kas see just Hiinale laienemine ongi seotud ambitsioonidega või sul on mingi see on muidugi mega ambitsioonikas. Kas see, ütleme, selles mõttes, eks me oleme testinud, see eksport on olnud kuskil nüüd 4 aastat teema või. EAS-i abiga ja mul on olnud ekspordijuhid tööl ja ma olen ise käinud kohal, ma ei tea, erinevates messides, me oleme olnud väljas, me oleme käinud lihtsalt nuusutamas, et lihtsalt rääkides eksportist konkreetsemalt, siis lihtsalt mulle tundub täna, et on 2 potentsiaalikat teed, online ja Hiina. Ja seda me pigistame, see on ülikeeruline ja see on nagu, kuidas öelda, see on nagu see paberunt, mis sööb raha tegelikult. aga ütleme sealt tilgub tagasi ja on nagu lootust andvalt, et selles mõttes see seni on, ma teenin ikkagi kohalikult turult, kui me vaatame numbreid, et käibest moodustab see kõige suurema osa. Aga meil on nagu online'is väga ambitsioonikad mõtted, me oleme ehitanud see mingi aasta aega jälle oma 5. veebipoodi, aga mis peaks tulema nagu mega hea, nagu mega kasutajasõbralik ja kõik need Google'id ja kõik asjad sinna juurde, et selles mõttes toimub nagu meeletult. Ja ma iga päev nagu, ma proovin hoida seda ohjas, head inimesed on õudselt olulised, aga ma kuidagi saan aru, et ikkagi minu juurde tuleb kogu aeg tagasi, et see kõik see, ma võin juhtida nagu mingit tiimi või kuidagi mõelda, ma võtan inimese tööle, kes oleks nagu mega hands-on ja ma ei peaks üldse nagu susima, aga tegelikult ma saan aru, et kui ma ise nagu innustan, nakatan, saadan mingeid, ma ei tea, kas või referentse, ma näen, kui palju nagu rohkem see viib nagu projekti edasi. Sa mainisid korraga sotsiaalmeediat, et kui strateegiliselt sa seda kasutad ja mis su arvamus sellest on? No täna ei saa ilma. Et tegelikult ma mõtlen, et isegi ma põikanud korra tagasi. Mul lihtsalt praegu tuli üks mõte kodus nagu mõeldes, et tegelikult rääkides isikubrändidest, et sellest avalikust kuvandist, et on tegelikult brände väga edukaid, kus tegelikult nii-öelda avalikku kuvandit disainerit, nagu, mis on isegi disaineri nimega. Ma toon ühe näite Eestist. Ma ei tea, kas Eesti on Eesti kõige läbi aegade kõige edukam moebränd on tegelikult Ivo Nikola. Kas te teate, milline ta on? Et tegelikult põhimõtteliselt keegi, ta elab kuskil Itaalias täna, teeb mingit kinnisvara asja, geniaalne disainer. Ma olen temaga kokku puutunud, ma olen teinud temast üks ainuke foto võib-olla, mis meedias on nagu see pilt, mille mina tegin kunagi Areeni kaane peale 20 aastat tagasi. Et me ei tea mitte midagi, ta kunagi ei andnud mitte ühtegi intervjuud, mega pellik inimene. Temast ei ole mitte ühtegi jälgi, me ei tea mitte midagi tema pereelust, mitte millestki nagu kassidest. Et see on hea näide, aga kaubamärk. Ega õudselt edukas, väga kvaliteetne, armastatud on ju. Et selles mõttes ei tarvitse olla, ei tähenda seda, edukus pole otseselt nagu seotud sellega. Et kvaliteetne toode võib tegelikult olla, ja see salapärast on päris palju hakatud rääkima, on ju sellisel ajastul, kus kõik on nagu alasti kistud, on ju. Aga minu puhul
on see, et mul on see hästi loomulik, mul on ajakirjanduse ja fotograafia taust, on ju, mis iseenesest on ideaalne olemaks sotsiaalmeedias. Ja ma olen ehitanud väga kindlalt üles, et täna meil on, ma ei tea, mis meil on, 30, brändil on nagu Fesar ja Insta on kokku 30 000 jälgijat, see on hästi orgaaniline, mega involved, et see on nagu suhtlusvorm, see on nagu ka testimisplatvorm oma ideedele ja mingid näited on ka, et okei, siin on veel mõned lihtsalt korra tagasi minnes lihtsalt meie brändi portfellist ja see, kuidas see toode elab oma elu, et see ongi see, et kunstnikuna oled sa kuidagi hästi enesekeskne, aga disainerina pean nagu let loose, kuidas see oleks, et andma nagu selle vabaduse. Et kõik need tooted, need asjad, mida ma olen alustanud, nad tegelikult elavad kõik ju oma elu. Ja mis ongi väga nauditav, et me võime näha, ma ei tea, mitte pohrast drag queenideni ja kõik, kes sinna vahele mahuvad. Et selles mõttes on see lihtsalt minu jaoks niivõrd innustav näha seda, mida ma ise ette ei kujuta. Et selles mõttes see inspireerib mind. Ja ma arvan, kuvandist rääkides on see, et kunagi Aljona Eesmaa vist, kes on nagu moebloger, ütles kuskil telesaates, et Eestis on üks bränd, mille puhul sa näed visuaali ja sa tegelikult tead, mis brändiga on lugu. Ja siis ta mõtles just nimelt minu brändi, et see mõttes see muinasjutuline kuvand. Aga see ei ole mul nagu konstrueeritud, et mul ei ole nagu see, et ma tulen ja mõtlen, mida teha. Et see lihtsalt ongi see iluideaal, mis minu jaoks on kõnekas olnud kunstnikuna. Ma tõin selle nagu disaini hästi orgaaniliselt ja loomulikult, ma otsingi mingid tüüpe, kes sobiks sellega ja teatud see, kuidas me kujutame neid asju. Täna ma olen demokraatlikum, me oleme läinud nagu testime erinevaid nagu suundasid, hästi mängulised oleme. Aga põhimõtteliselt on see jällegi hästi orgaaniline, ma kasutan sõna orgaaniline hästi palju brändi puhul, et me oleme hästi orgaaniline bränd, et kui me pildistame vee all, et see on ka selline muinasjutu maailm, et see kõik sobitub sellesse nagu kuvandisse hästi selgelt, et see ei ole juhuslik. Et see esindab minu mingit sellist unenäolist maailma või need nagu omaette tegelased kuskil trepi peal kõrvarõngad. Et ma arvan, selles mõttes olen ma muidugi loo jutustaja. Et mis on nagu selles mõttes, bränd ongi ju tegelikult, see brändi väärtus on kõik imaginaarne. Et see mõttes, kui me võtame materjali osadeks, et see killuke hõbedat pluss tükk puitu pluss tükk tekstiili, et see materjali väärtus ju tegelikult on minimaalne. Ja siis oli siin korra juttu sest moodipõikest, et mõnes mõttes on see võib-olla õppetund teistele, et mul ei ole mitte mingit haridust, ma ei tea mitte midagi lõigetest, mu kõrval on geniaalsed moedisainerid, et kuidas ma nagu ilma piinikust tundeta nende kõrvale tulen, et siis see tuunika, et põhimõtteliselt tekikott ja ka samal, mis on minu tugevus, värvid ja mustrid. See on see, mida ma naudin, ja see on näide sellest, kuidas ma loon moodi niimoodi, et ma tegelikult, kuidas öelda, sa näed värv ja mustrit. Sa ei mõtle sellele, et issand, et see on nii primitiivne lõige. Et selles mõttes see enda nõrkuste peitmine ja tugevuste väljatoomine on kindlasti selline üks strateegiline nõks. Ja jällegi tuleb hästi loomulikult. Siis ma arvan, brändi puhul on see, on olnud hästi oluline, et ma ei ole olnud nagu igav bränd. Ja selles mõttes me oleme nagu kogu aeg võtame asju, mis on ette, mis tegelikult ei tooda rahaliselt tagasi. Et see on nagu hoodkultuuriga müüa päikseprille. Et tegelikult ma teen neid kõrvarõngaid, okei, siis paar võib-olla Anne Veski, võib-olla keegi veel, kes laval käib, soetab endale paari, aga ma ei müü neid, aga fotol töötavad üli hästi. Need on ajakirjad igal pool kaantel asjadel ja siis et ütleme see show nagu, see on kulu, mitte tulu, aga see brändi imago loomise mõttes, et okei, paneme jala maha, teeme midagi erakordset. Me positsioneerime ennast kohe täitsa nagu, me oleme kõrgmäestik sel hetkel, Et see on kuidagi hästi loomulikult tulnud ja kogu see fantaasia maailm nagu, et just nimelt, ma ei ole igav, aga jällegi see on see, et mul on juur kunstis. Et see on nagu loovuse mõttes aidanud olla hästi nagu vaba. Et see on nagu täitsa teine lähenemine, et disainer läheneb kliendi uuringu põhjalt, aga milline kliendi uuring näitab, et sul on vaja midagi sellist, aga samal ajal ütleme, need asjad nagu lõpetasid tõesti Londoni Selfridge'is akna peal, koos Siimi Jaake ja teiste suurte disaineritega, et selle mõttes toodab imagot, uudisväärtust, et toodab lugu.
aga kui me sa alustasid ju sellest, et see bränd on nagu täiesti top of the top ja sinu tooted on hästi eristuvad, et noh, kui vaadata, kohe on teada, et mis bränd see on. Kui nüüd see on kõikidele kättesaadav, kas see teistpidi ei mõju? See on väga hea küsimus. Ma olen selle üle väga palju mõelnud, eriti kuna mul on kunstitaust ja mina nagu olen väga nagu eksklusiivsuse, originaalsuse usku. Aga me tegime väga põhjaliku kliendiuuringu kuskil 3 aastat tagasi ja see oli üks kõige suuremaid üllatusi minu jaoks. Kliendid, seal me küsisime erinevaid nagu argumente, mis kutsuvad neid ostma. Et seal oli nagu, ütleme, jätkusuutlikkus, disain, kvaliteet, lokaalsus, erinevad kvaliteedid ritta pandud, siis see, kas toode on üks või teda on nagu palju, see oli üldse huvitav. Aga mis oli kõige olulisem? Oligi disain, värv, kvaliteet, et disain oli nagu minu brändi puhul oluline. Ja see oli üldse väga huvitav. Ma sain seal väga põhjaliku nagu tagasida, kuidas nagu et minu positsioneering on olnud õige tegelikult. Selles mõttes õige see, mis mul peas on, et see reaalsus ja kuvand on ju vastavad. Et selles mõttes see, ütleme, Marimekko moon on nagu igal soomlasel kodus tegelikult. Et mõnes mõttes see on selline, ta on demokraatlik, kättesaadav. Et see, ma arvan, et disaini puhul ei devalveeri. Et kunsti puhul see kindlasti on mõeldamatu, et sealt hakkab nagu devalveerima. Aga ma arvan, disaini puhul kättesaadavus on just kui nagu kompliment. Sinu brändi puhul võib-olla üks märksõna, mis sinuga seoses kohe tuleb, on eristuv. Ja me teame, et brändingus on hästi oluline, et sa teistest eristud. Samas teistpidi väga tihti inimesed, eriti kui me räägime persooni brändingu kontekstis, kardavad seda eristumist. Sina kui väga eristuv persooni bränd, mida sa soovitad neile? Nendele, kes kardavad? Ega ma ise ei ole ka väga eristuja. et selles mõttes olen ma suhteliselt nagu mugavuse ja niisuguse lihtsuse usku. Ma olen lihtsalt, täiesti, mul on mõte kuskil mujal ja ma kuidagi nagu sinna väga harva jõuan, et hakata mõtlema, mis mul enda selga panna. Aga ma selles mõttes, iga inimene tal on oma pagas, tal on oma nägu, tal on oma geneetika, tal on oma nahk, tal on oma juuksed, kõik detailid on ju, et tajuda iseend kui tervikut. Ja ma arvan, et ma olen mõelnud seda, et see tegelikult, me saame ju ilma hakkama. See on selge. Aga ütleme, täna oleme siin 21 sajand on ju heaolu ühiskond. Lõpuks, kuidas oma elukest mööda saadame? Et see on lihtsalt niivõrd ilus, mänguline, värvikas viis mängida oma välimusega. Ja me oleme nagu mingis märkide maailmas niikuinii, et me anname signaale kogu aeg, saame signaale, anname signaale. Et selles mõttes, ma kasutan sõna mäng päris palju. Et selles mõttes välimus on midagi väga mängulist ja ma julgustan tegelikult mängima. Et selles mõttes, sellest on päris palju kirjutatud raamatuid, et see mängulisus, mis meil on olnud nagu lapsepõlves, et kuidas see tegelikult on nagu ühiskond on meil nagu ära kaotanud selle on ju. Ja ma arvan, mood on üks valdkond, kus see tegelikult veel nagu on olemas. Et see võimalus vähemalt, et keegi pane pahaks on ju. Et just, et tuletada meelde seda last, kes su sees on, kes oli väga õnnelik tõenäoliselt või loodetavasti on ju. Ja siis leida nagu kontakt selle sisemise lapsega ja leida seda mängulusti. Et elu alati ei paku seda meile. Et kui lüüa Delfi lahti, siis seal nagu väga palju rõõmu nagu vastu ei vaata enamasti. Et seda enam võiks nagu kompenseerida. See kujutlusvõimet, ma arvan, arendab ja ma arvan, annab nagu just nimelt nagu enesekindlust ja see minapilt on nagu kuidagi sa tunned, et sa oled nagu tervik. Aga suured tänud, et suurepärane, et sa tulid ja väga tore lõpp mu meelest, selline mänguline ja kõik see, mida sa rääkisid, et suured tänud. Ja loomulikult omalt poolt me anname sulle ka väikese kingituse. Väga ja mõtleme näiteks Meri Obu on ju. Näed, Meri Obu mõtleb mida on ju. Et see on näide brändikust mõnes mõttes. Aitäh sulle. Saame vahetust teha. Jaa, väga tore. Aitäh. Ja suurepärane.